me oleme Austrias. Ja see, et kuidas te videot näete, siis me muidugi ei ole enam Austrias. Aga nagu meil juba tavaks on saanud, siis teeme maitsmis video. Ja kuna me oleme Austrias, siis teeme seda Austria söökidega. Ma loodan, et need on suht austriapärased söögid, sest et igatahes kõik pakid on saksa keeles. Ja käisime siis Sparri toidupoes ja valisime mingid huvitavamad asjad välja. Ja proovime siis need täna järgi. Siin on, ütleme, et enamus asjad on sellised, mida me ei ole mitte kunagi varem proovinud. Nii, et läheb päris põnevaks. Meil on siin 2 jooki ja igasugust muud huvitavat nodi, magusat ja soolast ja üsna imelikku. Nii et hakkame aga peale. Nii. Let's go. Nils võib valida esimese asja. Esimeseks asjaks ma valin need. Meil on siin siuksed asjad. Minu mõnest Eestis olid kunagi need nime all moorapea. Ei, neegrimusi. Moorapea. Neegrimusid on need. Kes tahab nagu arvamust avaldada, võib nagu kirjutada, mis nende nimed Eestis olid, aga mina ütlen, et need olid kui keegi teab, mina ütlen, need on moorapead. Ja välja näete siis selline väike mummuke. Aga palun. Aitäh. On. Nagu tegelikult olen neid siin Austria reisil juba söönud 2 pakki ja minu jaoks on need ülihead. See asi, mis seal sees on, see on nagu mingi kehakreem või siuke ülim pehmus. I don't like, for me it's järgmiseks ma arvan, et võtame midagi hästi saksa pärast ja Austria pärast. Ja selleks on Hauswurstel ehk siis mingisugune väga imeliku välimusega vorst. Ja meie õnnetus on see, et see haiseb imelikult ja tundub, et see on üleli pipraga kaetud. Looks like turd. Ja meie nagu õnnetuseks on see, et meil ei ole ühtegi nuga. Et me ei saa seda viilutada, ehk siis me peame teda lihtsalt hammustama. Haukame. Aga võta siis ühest otsast, ma võtan teisest otsast. Ma ei saanud. Ülipiprane. Said jah? Jaa. Nagu mingi pepperis, väga piprane on see. Ta vist ongi nagu mõeldud ikka viilutatud, söödmiseks vaata, siis saad vähesti pipart korraga. Meil on very much pepper tuli praegu. Aga seest on nagu mingi salamikas. Väga hea vorst. Jube piprane. Selle võtame küll kogu kaasa. On ju? See tuleb ära viilutada. Jah. Ma arvan, et siis on aega üheks joogiks. Millise joogi sa valid? Selle. Oi, kui põnev jook meil siin on. Meil on siuke üleni plastpudelis. Mingi naljakas hästi peenike jook. Seda tuleb pealt kuidagi. See on Erfrischungsgetränk mit Kirschenschmack. Ma väga loodan, et sa siirupit ei ostnud. Ma ei tea, ei saa garanteerida. Ja sõnaga sa tuli pealt lahti keerata. Ja see peale tuli hästi pisik auk. Vaata. Maitsen nüüd seda. Äkki on siirup. Sa paned päris usinasti ja. Opere und trink. Maitseb nagu mingi lahja hirsimaa. Hea ju. Open und trink. Maitseb jah nagu siuke lastejook. Okei, sellega on nüüd see probleem, et seda ei saa uuesti kinni panna, nii et selle peame ära jaama, aga see vist tähendab suud laadanud selle pipravorsti peale. Siin on isegi 1% kirsse sees tervest joogist. Massive. Ma saan aru, et see on sour kirš. Kindel ei ole. Hapukirss või? Nii, kas ma lähen jälle mingit libedat rada ja võtan midagi väga imelikku, sest meil on kõik imelikud asjad siin väga ees. Väga palju imelikke on siin veel ees, jah. Ühesõnaga, Nilsi poolt tuli poes väga huvitav otsus proovida ära esimest korda elus siuke asi nagu tofu, mis on siis teada-tuntud veganite toit. Aga ma pärast hakkasin mõtlema, et sa võtsid oliividega või?
See oli kõige väiksem pakk, seal teised olid 300 grammised, nii et ma... ma hakkasin pärast mõtlema, et tohvut ju ikkagi kuum töödeldakse ja pannakse nagu mingi praetakse mingi toidusesse, pannakse mingi liha asemel ja nii. Aga meie saame õnneks seda lihtsalt siit pakist toorelt järada, sest et taas kord meil ei ole ühtegi söögivahendit. Võtame selle luiskari. Kui rõve hais. Oliivikas on. Mõtlesin nagu mingi, või tähendab lõhnab nagu mingi plastikulaadne asi. Ma ei tea, ma võtan siit väikse ampsu lihtsalt. Okay. Oh my god. This is vegan turd. Kuidas on? Väga halb. Väga vabandan. Kui rõve see oli? Vabandan kõikide veganite ees, aga see meile ei maitsenud üldse. Kohe üldse mitte. See oli kohe aru saada, et see on, tahab olla liha, aga ei tule üldse hästi välja. Seda raha me ei saa kunagi tagasi. Ja ilmselt ei osta seda me ka enam mitte kunagi. Nüüd me teame, ma olen alati mõelnud, kuidas huvitav tofu maitseb. Ja eks ta vist ole süke aseaine, mis peaks andma vist valku ja sükest asja, mis muidu mitmetest erinevatest lihatoodetest saab või mitte vegan, nagu muna ja sellised asjad. Et jah, tore, kui kellelegi see meeldib, aga meie jaoks on ta thumbs down. Kas me oleme vist jumala puusse pannud osade asjadega pole üldse thumbsi näidanud? Ei ole jah. Well. Lähme edasi Liisa valitud väga kahtlase asjaga, tegemist on siukse pisikese konserviga. Hästi pisikene. Ilmselt tähendab see seda, et seal sees on midagi väga pikantset ja päris õudsat. Midagi, mida väga palju ei saa süüa korraga. Ühesõnaga on seal sees siuke kala nagu sardiin. Sardiin on see, mitte sardell, mul tuli praegu meelde. Sardiin. Ja... Oh my god! You kidding me? You kidding me? Kas ma võin äkki selle vahele jätta? Oh my god! Ei tohi! Ühesõnaga, miks ma selle võtsin, oli see, et seal poes oli pühendatud mitu riiulit erinevatele konservkaladele. Ja seal olid siis makrellid ja sardiinid ja need on siis kõik siuksed hästi... Ma ei tea nad... See haiseb nii räigelt. Kui ma ütlen talle ausalt, kuidas see haiseb niimoodi nagu haiseb üks väga kasutatud, ühiskasutatav tualett. Ütleme siis niimoodi kenasti. Või imiku täis lastud mähepäikselisel pärastlõunal pargi pingi peal. See on nagu väga tugev. Tead üldse, kas seda peab nagu küpsetama või seda võib toorelt süüa? Mina suuremat tükki ei võta. Aga... Maitse on konkreetselt teistsugune kui lõhn. Päriselt või? Kui soolane see on. Jälle mingi soolavärk. Ma ei tea, kuidas üldse mingi tüki kätte said. See on, ma arvan... Sul tuleb rõvedat haisu nüüd. Ma tunnen ka, nagu ma oleks... Võtsin ka ikka mini tüki. Aga tõesti väga huvitav see soolasus on nagu maksimaalne. Ma arvan, me peame need hullemad asjad pärast kuidagi hävitama, enne kui me siit hotellitoast lahkume, sest muidu hotelli pererahvas saab vihaseks. Siin müüdi poes igasuguseid erinevaid maitseid, sükseid frozen jogurteid. Ja mina võtsin meile Kirsi frozen jogurtit siis. Valikus olid veel sellised suurepärased maitsed nagu mango, maasika, mulle maitse eriti mango. Tootis Kirsi. Mulle maitseb Kirs. Maitseb lihtsalt Kirs. Näeb enne nagu tavaline jätis. Jamm! Maitseb täpselt nagu siuksed
siuksed nagu kunagi olid hästi kooresed kirsijogurtid. Ma mäletan, kui ma väiksena Saksamaal elasin, siis me kogu aeg sõime neid. See on hea kraam, see on hea. Schmeckt gut. Väga maitsev. Selle sööb Liisa veel täna õhtul ära. Võib-olla söögi. Ma valin siis nüüd enda kõige õudsama toote, mis Liisa välja valis. Mul pole õrna aimuga, mis asi see on. See on siis mingisugune juustutoode mingisuguses köögiviljas või juurviljas. Mul ei tule meelde absoluutselt, mis selle juurvilja nimi on. See näeb välja mingi kollane lill. Aga appi, see näeb väga õudne välja jälle. Miks me seda teeme? Kui tuudis. Loodan äkki see on hea. See lihtsalt nagu võiks ju hea olla. Mõtleme, et see on hea. No, kõigepealt kiire. Lõhnab veits nagu küüslagune hapukurgi vedelik. Kuidas me seda sööme? Jaa, see on hullult õline. Meil on vaja vist. See tuleb terve, see läheb või? Kahe peale võtame ühe. Näete. Siuke korvik on ju mingi juurvili ja siin sees on juust. Nii, võtan pool ära. Mingi raks käis. Võtsin juustu ära, et võtta uus. Okei, ma sain mingi oluliselt väiksem õnneks. Ma panen siis kõik selle. Jah. Ja tundub mingi sükke asi, mis võib maitseda näiteks jõululaual vanaisale vanemale täiega. On ju? Siuke kõrvitsa hapukurgi mingi imeliku asja vahepealne juurvili eest seal sees on see mingi kreemjuust. Ja ta ujub ja õhkras õlis. Ta nagu väga õlised. Liiga räigelt raksub ja siis sa ei saa aru, kas ta on nagu magus või soolane. Nii, saime oma juurikad ja jubedused söödud. Ja meil ongi veel jäänud 2 asja. Nils saaras siis kaasa sükse hästi naturaalse värviga sinise joogipoest. Mille nimi on Cool Taiga. Cool Taiga. So cool. Me oleme hästi vihane tiiger. Esi, tegu on ilmselt alkoholse joogiga. Sest et ta näeb juba sükke välja. Aga kui me selle kuidagi saame avatud, siis eks me seda siis ka proovime. Cool Taiga. Nustan. Lõhnab hästi magusalt, ei lõhna üldse nagu mingi Cool Taiga. Lõhnab nagu tutti frutti. Excuse-moi. Proovi. You feel cool yet? I am positively surprised. Jah. Maitseb nagu limonaad. Ja seest võtab ka soojaks. Maitseb täiega nagu limonaad. Väga magus. Ma mõtlesin, et ta on ikka siuke mingi vänge maitsega, siuke kange mingi Cool Taiga nagu see vihane tiiger siin pildi peal laseb arvata. See on kusjuures viinajook. Ei maitse küll nagu viinajook. Viinajook joodud, jubedad asjad söödud ja ongi meil jäänud viimane asi, mis on punškrapferl. Punškrapferl. Näevad välja siuksed roosad, kastikesed. Ma võtame pakst ära. Need näevad välja nagu need taktid, mida sa paned enda tualetipoti valamusse. Sinist ja roosat värvi, mis teevad selle teist. Ma mõtlesin, et sa ütled, et need on välja nagu see mingi Minecrafti need. Oi, see lõhnab küll kangesti alkoholi järgi. Tunned või? Vaata, siin on peal ka mingi alkoholhaltik. Oota, mis asja? Alkoholhaltik. See ei ole alkoholi. See kõlas nagu mingi rootsi. Äkki see on mingi punšiga, vaata, selle nimi on punškrapferl. Okei, aga seda on enda oma või? Jaa. Vaadake. Lõhnab nagu rummipall. Minu mõnest. Väga nunnu näeb välja ju. Ma võiksin sama iga päeva kanda selle enda juures. See on jah nagu alkoholi maitsega. Täpselt nagu rummi välja. Ta ei ole seest rummipalli lihtsalt nagu... Ta on seest lausa. Seest siiru-viiruline. Mitme erine värviga. Kuule, see on väga hea.
Siia lõppu tuleb teile ka veel üks boonusraund, mille me filmisime õues. Ja seda te näete nüüd. No nii. Nüüd tuleb video boonusraund. Meil on maitsmiseks teile näidata selline asi, mis on kreekapärane pita kebab, mis on valmistatud siis ühe vene proua poolt, kes elab Austrias. Nimelt boonusraundina siis maitseme seda ja anname teada, kuidas maitseb. See näeb päris mõnus krõbe välja. Siin on sees friikartulit, liha, sibul, kapsas ja mingi kaast ühes nagu suu jookseb vett. Ulli sibula lõhk käib üle peaga tahas. Võib siis proovida. Jah, soovi palun. Ma veel lihani ei jõudnud, aga üli hea. Ma seda sibula poolt ei võta. Üli hea. Ma sain ainult küll pitat, friikartulit ja sibulat ja mingit kastet. Aga jõhkralt maitsev oli. Nii et see kindel thumbs up. Üli hea. Ja mis siis muud, kui tõmbame selle Austria teemaga lõpuks otsad kokku ja like, subscribe ja näeme varsti jälle. Ciao!